Nagu te teate, siis mulle meeldivad inimesed ja mulle tegelikult meeldivad täiega tavalised inimesed ka. Tavalised inimesed ka. Need, kes ei ole ärganud, need, kes ei ole läinud enesearengu teele. Need, kes ei jaga veel matsu, et nagu mis värk siin on selle inimkehastusega ja miks ma siin olen ja kuidas ma tegelikult saan ise enda elu muuta, enda sümptomeid muuta, enda elulugu muuta, enda saatust muuta ja nii edasi, on ju. Ja viimasel ajal on ma ette sattunud päris palju tavalisi inimesi, lihtsalt mitte erasessioonile, vaid lihtsalt niisama. Lihtsalt niisama. Ja mulle meeldib vaadata, mida nad mõtlevad, millest nad midagi mõtlevad, miks nad midagi mõtlevad, kuidas nad mõtlevad, miks nad just nii mõtlevad ja kas nad on valmis tegelikult senisest mõttestruktuurist, mis on sünniga kaasa tulnud, mida nad ketravad 24/7 alateadlikul tasandil, automaatpiloodil, ilma aru saamata, et kas nad on valmis tegelikult sellest lahti laskma. Ja ma kohtusin ühe inimesega, kes esmapilgul tundus täiega avatud. Ja ma küsisin siis, et aga mida sa tahad kogeda? Ma tahan kogeda suurt maja, rikast meest, ma tahan ainult olla naine, kes kogeb iluprotseduure, ma saan reisida, mul on uhke auto ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nagu tavaline naine, ütleme justkui mõttes tahaks kogeda. Aga seal on see aga, miks ühed saavutavad ja teised ei saavuta mitte kunagi. Hästi ütleski, ma pean hästi palju pingutama, ma ei saa seda lubada, ma ei saa seda lubada, ma ei saa seda lubada, ma ei saa seda lubada. Ehk siis luges ette terve pika listi asju, miks ta ei saa midagi lubada. Siis ma ütlesin talle, okei, sa ei saa praegu lubada, aga teeme niimoodi, et sa saad praegu lubada. Et sa praegu saad lubada, sul on kõik need ma ei tea, finantsid olemas, need lihtsalt tulevad sulle. Need lihtsalt tulevad sulle. Ja teate, mis ta selle peale vastas? Ta vastas, aga ma ei taha iga nädal või ma ei tea käia mingisugustes iluprotseduurides aga mul hakkab siis kodus igav ju aga ehk siis ta hakkas mõtlema igasuguseid variante välja, miks ta ei taha seda elu vastu võtta. Ehk siis meel ütleb, et ma tahan seda asja. Automaatselt ta loeb ette 7-8 vastuargumenti, miks ta ei saa seda vastu võtta, miks see pole võimalik. Ja samamoodi ka, aga see pole võimalik ja siis mul on need erinevad sümptomid ja siis mul on lastel erinevad sümptomid ja kogu aeg proovis tõestada mulle, miks ta ei taha muutust, miks ta ei saa muutust ja miks see muutus pole vajalik. Ja siis ma ütlesingi, et laste sümptomid samamoodi. Neid saab muuta. Ei, neid ei saa muuta. Need on geenides, neid ei saa mitte kunagi muuta. Ma ütlesin, seda ei ole võimalik muuta. Näete, kuidas inimene paneb ise endale vee peale, endale ise ploki peale. Sellega, et ma ei saa, ma ei taha, pole võimalik. Isegi siis, kui on võimalik, ta loeb sulle 10 vastuargumenti, miks ta ütleb, et see pole võimalik. Samamoodi näiteks teine inimene. Ütlesin talle, et sul on nii palju vaba aega, kasuta seda vaba aega mitte mõtlemisest, et su elu on sitt, nõme, vastik ja miks sa midagi ei saa. 95% inimesi enamus ajast, mille nad mõtlevad sellele, miks midagi ei saa ja miks midagi pole võimalik. Ma ütlesin talle, et sul on nii palju vaba aega, hakka uurima, pane, ma ei tea, YouTube'i, sul on internet olemas, sul on YouTube olemas, pane YouTube'i sisse manifesteerimine, ära. Ei, mis see, ära hakka jälle pihta mingit umbluu juttu. Ma tõin talle kõik kuldkandikul ette, mida sa pead tegema, kuidas sa pead tegema, miks sa pead tegema, kui sa tahad seda saada, mida sa tahad öelda, et sa tahad saada.
aga sa keeldud, siis sorry, ma ei saa mitte midagi sinu heaks rohkem teha. Ja 95% inimestest tegeleb tõestamisega, miks nad mitte midagi ei saa ja miks mitte midagi pole võimalik. Ja see on see point, miks nad istuvad kinni aus sümptomites depressioonis. Sest nad 24/7 tõestavad ise endale, miks mitte midagi pole võimalik. Kui sa oled elanud juba 40, 50, 60 pluss aastat ühtemoodi ja sa saad aru, et see mudel ei toimi, siis mille paganama pärast sa keeldud proovimast uut mudelit? Miks sa keeldud proovimast midagi teistmoodi? I don't understand.